Kõige suurem väljapanek on Prantsuse autodel. Me oleme ka Pariisis, suht loogiline minu järeldus on ja olen ma küll väga terane poiss. Jah, tõepoolest, me oleme ju Pariisis, Peugeot on teadupärast ju prantslaste auto ja siin koduturg, see on väga tähtis. Kohal oli ka mingi väga kõva mees, sest mina sinna kaameraga ligi ei saanud, kõik hoidsid hästi kõrgel kaameraid ja mikrofon. Oli kohal peaminister, kes tegelikult külastab üsna iga kord, et üks riigipeatest on alati Pariisi näitusel kohal, et see on saanud heaks tavaks. Kui nüüd keskenduda siiski Peugeot peale, et mida teil kõige olulisemana inimestele näidata on? Sellel aastal presenteeritakse 3 uudismudelit. Ja Peugeot on kindlalt nüüd aru saanud, et on mõistlik SUV ehk et crossoverite, maasturite segmenti kuuluvaid masinaid rohkem tootma hakata. Et täiesti uuena väljas 3008, 5008, mis on siis 7-kohaline versioon ja täitsa uus masin on ka 3008 Dakarile mõeldud versioon. Ma usun, et linnamaastur on niigi tegelikult Eestis väga populaarne, et ega see auto nagu huvipuudusega on käes küll kannatama jääb. Ilmselgelt meil on suured ootused. No me Kerliga siin natukene rääkisime, et prantslaste jaoks peabki olema Pariisi autonäitus ülioluline ja väljas olite väga suurelt. Jaa, Peugeot oli väljas ju 3 uudismudeliga, et 2 nendest massidele mõeldud ja üks selline rallimaailma siis kõva uudis ja kõva sõna. Võta palun lühidalt kokku, mis siis Pariisis väljas oli. Ma saan aru, et ühte autot nendest on juba kohe ka mitte ainult võimalik Eestis vaadata, vaid ka juba osta, et järgmine nädal lähme meiegi teeme sellega väikse sõidu, aga mis siis väljas olid? Väljas oli siis esmalt 3008, ehk siis see meie uus linnatšiip, linnamaastur, mis kindlasti peaks Eesti turul saama väga suure tähelepanu osaliseks. Ja järgmiseks siis 3008 suurem vend 5008, mille müük algab Eestis alates jaanuarist. Ja siis kui nüüd minna spordivaldkonda, siis ka 3008 Dakar, millega kuulsad rallisõitjad stardivad Pariis-Dakari rallile jaanuaris. Millise suuna Peugeot on võtnud? On ta oma nagu läinud sellist, 5 aastat tagasi võetud sellist linnamaasturite kanti täpselt edasi, nii nagu on ta olnud, lihtsalt on tehtud asju natukene ilusamaks, pandud midagi juurde, liin on sama? Suund on üldjoontes sama, et kindlasti nüüd aeg läheb edasi ja on juurde tulnud suund arendus hübriidmudelitele, elektrimudelitele. Tänasel päeval ühtegi sellist valmis lahendust veel klientidele ei pakuta, aga järgmistel aastatel kindlasti saame näha ka erinevaid hübriid-elektrimudelid. Kas Peugeot läheb sama teed nagu teised automüüjad, et linnamaastur on selline müüginumber, midagi ei ole teha, Euroopas järjest kasvav auto, selline mudel? Jaa, sest et ilmselt selline kõrgem auto, kust on parem väljavaade, meeldib paljudele ja kui Euroopas müüakse neid suurusjärk 10-15% turust, siis me Eestis räägime pea 30% turuosast, et kindlasti see suund täna on väga suure tähelepanu all. Selles mõttes oli Peugeot väljapanek ka omamoodi eriline, et me ikkagi neid autosid saame reaalselt kohe näha ja mitte ainult näha, vaid ka osta. Et ma saan aru, et põhimõtteliselt oli teil juba Tartu autonäitusel plaanis juba auto välja ajada. Ja kui natuke saladuskatet kergitada, et meil tegelikult oli auto Eestis olemas, aga lihtsalt kuna me ei saanud võtta Pariisilt esmaesitluse au, siis me ei saanud selle autoga Tartusse välja minna. Niisiis need autos, mis Pariisis väljas te saate tulla Peugeot esindustesse, neid juba otsima, nad on juba olemas? Jaa, seda, mida nägi Pariisis piltidel, seda saab täna juba päris elus nagu näpuga katsuda.